Viru Meedia. Poliitiline harimatus kui mugavus. Kodanikud ja põlisrahvad Eesti Vabariigis. Eesti Vabariigis armastatakse rääkida demokraatiast kui millestki, mis on lõplikult valmis paigas ja kõigile üheselt mõistetav. Valimised toimuvad, institutsioonid töötavad ja põhiseadus kehtib. Just siin peitubki üks ohtlikumaid poliitilise harimatuse vorme. Usk, et demokraatia on valmis ning ei vaja enam mõtestamist, vaidlustamist ega parandamist. Eesti kodaniku poliitiline enesekuvand on sageli üllatavalt kitsas. Kodanik samastab oma rolli hääletamissedeli täitmisega ning delegeerib ülejäänu poliitilisele eliidile. Küsimused võimusuhetest, ajaloolisest vastutusest või sellest, kelle huvid tegelikult otsustes kajastuvad, jäävad tagaplaanile. Selline hoiak on poliitiline mugavus, mis toodab passiivsust ja taastoodab ebavõrdsust. Eesti Vabariigi territooriumil elavate põlisrahvaste vaade asetub sellesse pilti ebamugavalt. Nende suhe riigiga ei ole pelgalt juriidiline, vaid eksistentsiaalne. Maa ei ole vara, keel ei ole pelgalt suhtlusvahend ja kogukond ei ole valijate summa. See kõik aga surutakse poliitilisse raamistikku, mis eelistab indiviidi, formaalset kodakondsust ja statistilist nähtavust. Kui kogukondlik hääl ei mahu süsteemi, nimetatakse seda sageli erandiks, mitte puuduseks süsteemis endas. Põlisrahvad ei ole piirkondlikud eripärad. Eesti Vabariik väidab end olevat rahvusriik. Tegelikkuses on ta haldusriik, mis eelistab abstraktset kodanikku elavale kogukonnale. See ei ole juhuslik viga, vaid teadlik valik. Põlisrahvad Saaremaal, Setomaal, Võromaal, Virumaal, Järvamaal, Viljandimaal, Läänemaal ja Pärnumaal moodustavad ajaloolised kogukonnad. Nad ei ole selles süsteemis poliitilised subjektid, vaid haldusüksuste taustamüra. Virumaal räägitakse arengust, kuid mitte sellest, kelle maa peal see areng toimub. Kaevandused, tööstus, energiataristu. Otsused sünnivad ilma kogukondliku nõusolekuta. Kohalik inimene on mõjutatud isik, mitte otsustaja. See on kolonialistlik loogika, isegi kui seda tehakse eesti keeles ja Eesti seaduseid järgides. Saaremaal on maa ja meri olnud elukeskkond, mitte ressurss. Ometi käsitletakse neid planeeringutes kui majanduslikku potentsiaali, mida saab ümber mõtestada ilma saarlaste endi maailmapilti arvestamata. Kui kogukond protesteerib, nimetatakse seda emotsionaalseks vastuseisuks progressile. Järvamaa, Viljandimaa, Läänemaa ja Pärnumaa põliskogukonnad on muudetud nähtamatuks just seetõttu, et nad ei vasta eksootilise põlisrahva kuvandile. Neil pole rahvariiet, mis sobiks turismibrošüüri ega keelt, mida oleks mugav säilitada projektipõhiselt. Nende põlisus seisneb järjepidevuses, maas, tööviisis, kogukondlikus mälus. Ja just see teebki nad süsteemile ebamugavaks. Eesti riik tunnistab põlisust ainult siis, kui see ei nõua võimu. Nii taandatakse kogu küsimus kultuuriliseks. Ei käsitleta põlisrahvast kui poliitilist subjekti. See ei ole kaasamine, see on neutraliseerimine. Poliitiline harimatus avaldub siin kahel tasandil. Kodanik ei oska või ei taha näha, et tema õigused ja mugavused võivad põhineda ajaloolisel vaikimisel. Põlisrahvaste puhul väljendub see aga sunnitud kohanemises, poliitilise keele ja retoorikaga, mis ei ole nende oma. Tulemuseks on dialoog, kus üks pool räägib seadustest ja teine ellujäämisest. Eriti problemaatiline on see, et põlisrahvaste küsimusi käsitletakse sageli kultuuri, mitte võimu küsimustena. Rahvariided, keeled ja kombed on aktsepteeritavad seni, kuni need ei nõua poliitilist otsustusõigust. Nii muutub mitmekesisus dekoratsiooniks ja kaasamine sümboolseks žestiks, mis ei muuda tegelikke jõujooni. Demokraatia ei ole neutraalne. Ta peegeldab alati seda, kelle teadmisi, kogemust ja hääli peetakse legitiimseks. Kui Eesti Vabariigi kodanik ei teadvusta seda, ei ole tegemist üksnes teadmiste puudumisega, vaid vastutusest kõrvale hiilimisega. Poliitiline haritus ei seisne ainult seaduste tundmises, vaid oskuses küsida, kelle jaoks need seadused töötavad ja kelle jaoks mitte.
Radikaalne tõde on lihtne. Kuni põlisrahvad ei saa kollektiivset otsustusõigust oma maa, keele ja eluviisi üle, ei ole Eesti demokraatia täielik. Ja kuni enamik kodanikke peab seda normaalseks, ei ole nad poliitiliselt haritud, vaid poliitiliselt mugavad. Tõeliselt küps ja poliitiliselt haritud rahvas ei karda esitada ebamugavaid küsimusi. Ei kaitse demokraatiat vaikimise ja enesekiitusega ja on valmis tunnistama, et võrdsus paberil ei tähenda veel õiglust tegelikkuses. Seni kuni põlisrahvaste hääled jäävad süsteemi äärealale ja kodanikud lepivad sellega vaikides, ei ole probleem mitte ainult poliitilises harimatuses, vaid poliitilises ükskõiksuses. Teksti luges ja toimetas Timo Kalaus. Viru meedia ootab kaastöid arvamusartiklite ja esseede kujul ettelugemiseks. Kaastöid saab saata e-posti aadressile virumeedia@mail.ee.